teise taseme programmi loomine. Selles videos saad teada, kuidas luua Osoblokki number 2 taseme abil Osobotile programm. Esimesel tasemel programmi koostamine oli väga lihtne. Vaatame, kuidas me teise tasemega hakkama saame. Vali aadress osoblockly.com, get started ja tase number 2. Teeme programmi, kus paneme Osoboti sõitma ruutu. Kuna ruudu iga külje sõitmine käib sama reegli järgi, siis saame võtta kasutusele loops ehk korduse. Valime korduse ploki ja määrame, et kordame tegevust 4 korda. Alustame sõitu valgusefektiga, võtame disko ja paigutame selle kordusploki sisse. Nüüd soovime edasi liikuda. Valime 8 sammu ja aeglase kiiruse. Paneme korduse sisse. Nüüd valime pööramise, valime left ehk vasakule. Nüüd laseme robotil 2 sekundit oodata. Ongi kordus valmis. Kui nüüd kordusosa läbi saab, siis paneme roboti veel mängima ilutulestikku ja sõidame tagurpidi ühe suure ringi väga suure kiirusega. Saimegi programmi valmis. Nüüd on aeg see sisse laadida. Kalibreerime. Laadime. Käivitame 2 nupu vajutusega. Disko, 8 sammu edasi, pööra vasakule, 2 sekundit ootamist, järgmine külg. Disko, 8 sammu edasi, pööra vasakule, 2 sekundit ootamist, järgmine külg. Disko, 8 sammu edasi, pööra vasakule, 2 sekundit ootamist, disko, 8 sammu edasi, pööre vasakule, 2 sekundit ootamist. Ilutulestik, tagurpidi suur ring väga kiirelt vasakule. Ja õnnestuski! Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Koosta tasemel 2 järgi videos näidatud programm, kus Osobotil tuleb sõita läbi ruut küljepikkusega 8 sammu. Enne kui Osobot alustab sõitu, teeb robot diskoefekti. Enne kui Osobot jätkab uue külje sõitmist, ootab Osobot 2 sekundit. Kui ruut on läbi sõidetud, teeb Osobot ilutulestiku efekti ja sõidab väga kiirelt tagurpidi vasakule suure ringi. Laadi valmis programm roboti sisse ja katseta järele. Meeldis? Täiusta programmi ja proovi uuesti.